Kuidas muuta enda mustreid ja koode, et sa ei kukuks tagasi sellepärast, et teised ei tule sellega kaasa? Punkt number 1 on see, et kui sa hakkad ennast läbi nägema, et ahaa, mul on mingi kordusmuster siin, mingi automaatmehhanism, mida ma tahan ära muuta reaalajas. Kui sa tead, et igasugune inimene, kellega sa suhestud, ükskõik mis viisil peegeldab sulle sind ja just nimelt aitab sul sellest nii-öelda üle saada, aitab sul näha iseennast ja seda ka tervendada, ehk siis seda teist inimest kasutada iseenda tervendamiseks. Nähes läbi, kuidas ta sinuga käitub ja sinule reageerib, sest ta reageerib sinu energiale ja nendele programmidele, mis sinu sees on. Aga tulles tagasi siia. Punkt number 1 on see, et ringkond, kes sind justkui jälle alla tõmbab, on ju, kuhu sa jälle kukud, see ringkond vaata üle, kas see tegelikult väärib, kas ta väärib sinu uut energia, sinu uut sind, kas ta tegelikult väärib sind. Isegi kui on tegu perekonnaga, see, et keegi on su, ma ei tea, perekonna mingi liini pidi lähedane, ei tähenda mitte midagi. Kui tegu on sõprusringkonnaga, tutvusringkonnaga või näiteks kaaslasega, kellest sa oled juba, ma ei tea, üle kasvanud, läbi kasvanud, edasi kasvanud, energeetiliselt ta ei toida sind, vaid tõmbab alla, siis vaata üle, kas see tegelikult, kas sa tahad teda võtta kaasa enda uude ajaliini või mitte. Punkt number 2 on see, et teised ei peagi sulle järgi tulema. Teisi ei pea järgi vedama. Teisi ei pea tegelikult muutma. Ma tean, et see koht on raske ja tahaks kõiki kaasa vedada endaga. Rääkida neile ka, et kuule, et mul on see, muudan seda mustrit, et sa peegeldad mulle seda, ma peegeldan sulle seda, et hakkame nüüd koostööd tegema, muudame seal koos ära. Mõni inimene ei taha, ta ei ole selles kohas, et ta tahaks seda teha, ta võib-olla ei näe seda. Point ongi see, et nad ei peagi kaasa tulema sinuga, et sina hakkaksid ennast paremini tundma. Nad ei pea muutuma sulle kaasa, nad ei peagi. Ja see on valus koht, ma tean. Mis viib punkt number 1 juurde, kus sa vaatad üle, kas ta tegelikult väärib järgi tõmbamist, järgi kirimist või tegelikult on tema best before ammu otsas. Ja sa lihtsalt ise ei julge lahti lasta sellest vanast mina-kestast, kus on tekkinud see mingisugune tutvusringkond, millest peab 10 küünega kinni hoidma, sest muidu sa jääd üksikuks. Ma olen selle teekonna läbi teinud. Punkt number 3 on see, et kui sind tiritakse jälle kuskile alla, mis kohta sina tahad enda sees ära puhastada, siis tõde on see, et kuni sa ei ole seda testi veel läbi lõpuni närinud endas ja tegelikult energeetiliselt muutnud, siis sa ei ole testi tegelikult läbinud. Ehk siis sa ei ole seda uut ühendust loonud. Kui sa selle uue ühenduse lood ise enda sees, siis väline füüsiline reaalsus muutub sekunditega. Ehk siis sa ei ole tegelikult enda sees seda uut ühendust lõpuni loonud ära, nii et see jääb püsima.